ja kolmandaks on muidugi väga oluline ja võib-olla isegi mõne jaoks eriti oluline see, et konverents ei ole mitte ainuüksi nii, et inimesed istuvad saalis ja esinejad seisavad saali ees näoga nende poole ja räägivad tarka juttu, vaid meil on planeeritud see konverentsi formaat sellisena, et pärast iga ettekande lõppu on osalejail, kuulajail saalist võimalik 10 minuti vältel esitada küsimusi. Loomulikult aeg on piiratud, aga ettekandeid on meil ka 7, nii et seetõttu me ajaga väga priisata ei saa. Küll aga võiksid inimesed kontsentreeritud kujul oma küsimused ja probleemid juba ette valmistada, aga ikkagi lähtudes sellest, et me lahendame üldisemaid küsimusi, me ei lahenda konkreetseid ja väikeseid küsimusi. Meie konverents on huvitav selle poolest, et ta ei ole siin Pirital mitte esmakordne. Kes mäletab, aprillikuus me korraldasime siin Pirita seltsidega Pirita esimese visioonikonverentsi. See oli otsene jätk kunagistele Pirita seltsi poolt korraldatud mõttetalgutele, kui nii võiks nimetada Pirita eile, täna ja homme või kuhu liigud Pirita. Visioonikonverents oli väga huvitav ja visioonikonverentsi edu andis siis tegelikult meile sellise mõtte, et me võiksime selliseid teemapõhiseid konverentse korraldada igal aastal ja võib-olla isegi kui jaks ja jõud kannab ja probleeme jätkub, aga neid jätkub 2 korda aastas. Ja nüüd me olemegi jõudnud selle sügisese konverentsi juurde ja sellest siis võib-olla veidi lähemalt. Meid austab oma kohalolekuga ja tervitab konverentsi Riigikogu aseesimees Jüri Ratas. Tema on ju kõigile piritalastele väga tuntud inimene, endine piritalane, omanimelise jalgrattavõistluse pikaajaline korraldaja. Meile tuleb külla ja esineb samuti tervitusega, aga räägib ka veidi põhjalikumalt tema poolt algatatud teemaprojektist, mis puudutab siis kergliiklusteede arendamist Harju maakonnas. Harju maavanem Ülle Rajasalu. Me oleme püüdnud selle konverentsi programmi või päevakorra panna kokku selliselt, et siin oleks väga erinevaid teemasid, aga et nad kõik oleksid üht või teistpidi seotud liikluskorralduse ja liiklusohutuse küsimustega. Ma ei hakka siin nimetama neid ettekandeid kõik nende esinemise järjekorras ja vaevalt, et siin selles lühikeses vestluses saakski neid kõiki teemasid avada ja märksõnu esile tuua. Aga meile tuleb külla Säästva Eesti Instituudi ekspert Mari Jüssi, kes räägib just konkreetselt sellest, et me oleme kõik harjunud tegelema nii-öelda autokeskse planeerimisega, aga millised meetodid ja võimalused on olemas tegelikult, et luua inimestele ka nii-öelda autoväliseid ehk siis autost mitmekülgsemaid liiklumisvõimalusi, kuidas seda liiklust planeerida ja kuidas seda liikumist korraldada. Selleks on vaja kõikvõimalikke liiklusuuringuid, neid uuringuid on tehtud, nendest ka räägitakse, mitte ainuüksi Mari Jüssi ettekandes, vaid ka teistes ettekannetes. Meil on ka Pirita oma elanik, doktorant Marek Rannala Tallinna Tehnikaülikoolist, kes räägibki oma isiklikest kogemustest tänu sellele, et ta oli siin sunnitud autoga juhtunud tehniliste vipperuste tõttu mõnda aega liikuma linnaosa territooriumil nii lastega kui iseseisvalt, külastama kaubanduskeskusi, lasteaedu, koole, selliseid objekte ilma autota ja räägibki ta sellest, et millised alternatiivsed võimalused inimestel on linnaosa territooriumil linnaosa infrastruktuuri tarbida, ilma et nad peaksid istuma autorooli ja just nimelt autoga nendele objektidele lähenema. Tallinna Tehnikaülikooli professor Taago Antov on väga tuntud ekspert liikluskorralduse, liiklusohutuse teemadel. Ta räägibki siin meie konverentsil teede hierarhiast ja nii-öelda siin Eesti praktikas, aga ka maailma praktikas välja mõeldud abinõudest liikluse rahustamiseks. Enne konverentsi on väga paljud pöördunud konverentsi korraldustoimkonna poole küsimusega, et Pirital on väga palju ja massiliselt kasutatud õueala märki, aga selle õueala märgi nõudeid, mis liiklusseadusest tulenevad, täidavad väga vähesed autojuhid ja me oleme palunudki Taago Antovil rääkida ka just nimelt sellest õueala temaatikast, kuna see väga laia huvi inimestele pakub. Siis tahaksime mõtiskleda sel teemal, et me räägime kõik ühistranspordi headest ja vigadest, headest ja halbadest külgedest. Oleme palunud esinema Harjumaa ühistranspordikeskuse arendusjuhi Terje Villemi, kes siis tegelikult mõtiskleb ja avab seda teemat, et mis on üldse hea ühistransport.
mis tähendab hea ühistransport, kuidas ühistransporti korraldada, kuidas ühistransporti planeerida, kuidas korraldada marsruute, kuidas sättida liiklusintervalle, ühesõnaga kõik see, mis teeb siis sellest nii-öelda ühistranspordist hea ühistranspordi. Me oleme palunud ka konverentsile esinema meie naabervalla, nimelt Viimsi valla inimesed tuleb esinema ettekandega Viimsi valla abivallavanem Urve Palo, kes siis koos sama valla arenguplaneerimisjuhi arhitekt Oliver Alveriga räägivad nendest võimalustest, kuidas leevendada siis nii-öelda Tallinna linna ja Viimsi valla naabrusest tulenevaid liiklusprobleeme. Ühesõnaga, nende ettekanne kannab pealkirja Teine tee. Me seda sisu praegu isegi täpselt ei tea ega ei saa ka seetõttu avada, aga järelikult räägivad nad sellest, et on ka veel teisi võimalusi, kui kasutada Pirita teed. Aga põhimõte peaks olema tegelikult selles, et mitte rajada lootusi selle liiklusmagistraali ikka nii-öelda intensiivsemale koormamisele, vaid tuua kaasa muutusi maakasutusfunktsioonides, ehk siis teiste sõnadega, et magalarajoonide asemel tekiksid sellised polüfunktsionaalsed maakasutuspiirkonnad, kus oleks ka vastav infrastruktuur, kus oleksid ametiasutused, kus oleks teenindus ja mis siis tekitaksid juurde täiendavalt töökohti, et inimesed ei peaks oma elukohast sõitma kilomeetrite ja kilomeetrite taha töökohta ja õhtul tagasi, vaid et leiaksid endale sobiva töökoha kodukoha läheduses. Meie konverentsile annab sellise rahvusvahelise haarde ka väliskülalise osalemine ja esinemine. Siin Pirita seltsidel on kujunenud koostöö Helsingi ühe linnaosa Kulosaari kohaliku seltsi esimees Heiki Kukkoneniga ja Heiki Kukkonen tuleb ka meile külla ja me oleme palunud tal rääkida tegelikult samadest probleemidest, millest räägime meie siin Tallinna ja Pirita kontekstis, ka siis Helsingi kontekstis. Tema ettekande niisugune laiem pealkiri on siis selline, et mismoodi elukeskkond ja liikluskorraldus vastastikku teineteist mõjutavad. Ehk siis Soome kogemustest ühistranspordi korraldamisel. Tema üks alateemadest on ka see, et kuidas rööbastransport mõjutab elukeskkonda. On ju ka meil räägitud sellest, et Piritale võiks kunagi hakata tulema tramm. Nii et kuuleme juba ennetavalt ka nendest probleemidest. Ja kõik see peab kusagil 4-5 tonni sisse ära mahtuma ja me loodame, et see pakub huvi kõigile. Peale selle oleme teinud ühe niisuguse aktiivse töövormi ka, et seal samas Vabaõhukeskuses, kus meil konverents toimub, on seinal suur Pirita kaart ja sellele Pirita kaardile võivad siis kõik inimesed, kes siis teavad ja tunnetavad, et nende kodu lähedal või mis tahes muus kohas Pirital esineb selliseid probleeme, mis vajavad korrigeerimist või lahendamist. Ta saab seal siis spetsialisti abiga oma probleemi kajastada niisugusel väikesel märkmepaberi tükikesel, mis siis kinnitatakse kaardile ja eks siis pärast selle konverentsi töö lõpul on näha, kuhu need valupunktid ja probleemid siin Pirita kaardil koonduvad. Meie eesmärk ei ole mitte seda kaarti kaunistada, vaid meie eesmärk on pärast kõik need probleemid kaardistada, inimeste ettepanekud kaardistada, need süstematiseerida, teha üks analüüs ja siis esitada need ettepanekud, soovitused, probleemid vastavalt siis Tallinna ametiasutustele nende kuuluvuse järgi ja tekib õigustatud ootus, et siis neile kodanikele ka nende küsimustele vastusena pakutakse mingeid lahendusi või räägitakse vähemalt nendest ajakavadest, mis võimaldaksid neid probleeme kas siis leevendada, vähendada või sootuks likvideerida. Nii et tere tulemast konverentsile Pirita Vaba Aja Keskusesse 20. novembril käesoleval aastal. Registreerimine algab 12.30, konverents alustab tööd kell 13.00.